Tere õhtust kõigile, et oleme siis järjekordselt alustamas ühte seminari meie investori baaskursusest ja tänaseks teemaks on siis USA aktsiaturg. Mina olen Nelli Hanson ja olen LHV vanemmaakler ja kui siis natukene rääkida ka sellist organisatoorsest poolest, siis seminar ise peaks kestma meil umbes tund aega, siis jätame ka natukene aega küsimustele vastustele ja küsimusi tegelikult võite juba kirjutama hakata meie finantsportaali, LHV finantsportaali Facebooki lehel, kust meil see otseülekanne tuleb. Ja kui mingi küsimus tekib, et pange kohe kirja ja siis, kui seminar läbi on, võtame need küsimused ette ja vaatame, kas leiame ka vastused. Aga et aega mitte raisata, alustame siis tänase seminariga, mille teemaks on USA aktsiaturg. Tänasel seminaril siis püüan nendel teemadel rohkemal või vähemal määral siis peatuda. Kahjuks jah, ajalise piiritluse tõttu ei saa päris detailidesse kõikidesse teemadesse minna, kuna see ongi selline sissejuhatav ja ülevaatlik seminar, et teil oleks siis peale selle seminari lõppu USA börsist rohkem teadmisi, kui teil oli ennem. Soojenduseks siis mõned sellised põnevad faktid USA börsi kohta. Et kui me muidu võib-olla viitame USA börsile ainsuses, siis tegelikkuses tegutseb USA-s 13 aktsiaturgu. Ja keskmisel siis kauplemispäeval vahetab omanike aktsiaid circa $250 miljardi väärtuses. Ja need tehingud on siis, börsid on valdavas osas tänapäeval kõik elektroonilised, nii et orderi siis vastuvõtmine ja täitmine võtab aega vähem kui 200 mikrosekundit, et ma isegi ei oska öelda, kui lühike aeg see on. Ma arvan, et isegi silm pilgub ilmselt aeglasemalt, kui börsil tehing ära täidetakse. Siis ajaloos siis kõige selline suurem kukkumine börsil on aastast 1987, 19. oktoober, mis on siis tuntud ka kui musta esmaspäeva või Black Monday'ga, kus siis Dow Jonesi indeks kukkus päevasiseselt tervelt siis üle 22%. Ja kõige esimene nüsel noteeritud aktsia oli Bank of New York, aga siin on nüüd läinud aastaarv natuke sassi, ehk siis mitte 1972, vaid 1792. Ja siis natuke veel statistikat, et suurima käibega kauplemispäev oli 2001. aastal, kus siis omanikku vahetas nüsel üle 2 miljardi aktsia ja kõige vaiksem päev oli 1830, kus kaubeldi ainult 31 aktsiat. Aga kui me rääkisime sellest, et USA-s on tegelikult 13 turgu või börsi, siis need, mis ma olen siin ära toonud, on siis kõige tuntumad, et ma arvan, et isegi see, kes ei ole võib-olla USA börsiga väga seotud, siis kindlasti on kuskilt uudistest või majandusuudistest siis kuulnud nimesid nagu Nyse, Nasdaq, Amex ja need ongi 3 kõige kuulsamat börsi. Ja Nyse on siis ühtlasi ka maailma üks vanimaid börse, et kõige vanem börs peaks tegelikult olema Amsterdami börs, aga Nyse on jah kahtlemata üks vanimaid. Ja ta on ka kõige suurem börs maailmas, ehk siis New York Stock Exchange ja seal on noteeritud üle 8000 ettevõtte. Teine, mitte vähem kuulus börs on siis Nasdaq ja Nasdaq on siis kuulus eelkõige selle poolest, et ta oli maailma kõige esimene elektrooniline börs, et kui me tänapäeval oleme hästi harjunud sellega, et kõik käibki elektrooniliselt, siis 1971 oli see pigem siis esmakordne nähtus.
ja seal on siis noteeritud ligi 5000 ettevõtet. Ja kolmas on siis Amex ehk siis American Stock Exchange ja suuruselt siis kolmas aktsiabörs, kus on siis noteeritud keskmiselt väiksemad ettevõtted kui eelpool mainitud börsidel. Aga kokku üldse on USA börsidel siis noteeritud üle 25 000 ettevõtte. Et kui me nüüd hakkame võrdlema seda oma kodubörsiga, eks ole, kus seal põhinimekirjas vist on 16 ettevõtet, kui ma nüüd väga mööda ei pane, et siis see suuruste ja mastaabi vahe on ikkagi väga-väga suur ja see suuruse vahe tuleb tegelikult välja ka siin veel edaspidi toon mõned näited siis nende käibe vahel, et mis siis börsidel toimub, et Tallinn versus Nüse. Aga kui me rääkisime siin kõige esimesel slaidil sellest nii-öelda punase päeva rekordist, et kus Dow Jones kukkus üle 22%, siis siin ongi võib-olla hea hetk sisse tuua indeksid. Tõenäoliselt jälle nüüd teine selline teema, mida te olete kuulnud kas siis mingitel investeerimiskontekstis või siis majandusuudistest, et kõige lihtsamalt siis need indeksid on seletatavad niimoodi, et nendega põhimõtteliselt mõõdetakse turuosaliste meeleolu, kui kõige lihtsamalt seda seletada. Ehk siis need kõik kolm indeksit, mis on väga kuulsad, on siis kokku pandud mingisuguste ettevõtete põhjal. Ja Dow Jones on siis tuntud pigem kui selline tööstusettevõtete indeks ja seal siis on siis peamiselt Nüsel kauplevad ettevõtted ja selle indeksi autoriteks olidki kaks meesterahvast, kelle nimed olid Dow ja Jones. Ja niimoodi see endale nime sai. Aga kahtlemata kõige kuulsam ikkagi indeks on SP500 ehk siis Standard Poor's 500. Seda indeksit on jälgitud üle 100 aasta ja Standard Poor'si puhul on olemas ka, tegelikult ka teiste puhul, aga Standard Poor'sil on ka olemas nii-öelda ETF või turul kaubeldav fond, mis siis seda indeksit jälgib. Ja see on üks suurima hallatavate varade mahuga fonde maailmas üldse. Ükski aktiivne fond ei ole nii suur. Kui ma ei eksi, siis seal peaks olema see hallatavate varade maht kuskil $350 miljardit. Ehk siis äärmiselt populaarne indeks ja see siis kätkeb endas 500 suurimat USA ettevõtet. Mis on selle fondi puhul veel eripära, et need 500 suurimat ettevõtet, mis seal indeksis on, need ei ole sinna nagu kivisse raiutud. Ehk siis seal on väga kindlad nõuded ja standardid, mille järgi sinna indeksisse ettevõte saab. Ja kui see ettevõte sinna indeksi nimekirja saab, siis see on nagu natukene ka kvaliteedimärk ettevõttele, sest et näiteks USA-s on väga palju investeerimisfonde, mis tohivadki investeerida ainult sellistesse ettevõtetesse, mis on kuskil indeksi nimekirjas. Nii et nad mõnes mõttes ongi siis natukene nagu paremad justkui kui teised. Ja kui ühel hetkel, siis kord aastas vaadatakse üle see nimekiri ja kui ühel hetkel siis ei vasta see ettevõte enam selle indeksi nimekirja nõudmistele, siis vahetatakse ta välja, et ta võetakse sealt indeksist ära ja pannakse uus asemele, nii et seda kvaliteeti hoitakse SP500 indeksis alati väga kõrgel. Ja see seletab ilmselt ka seda, miks selle indeksi ETF on üks populaarsemaid indeksfonde, mida investorid üle maailma armastavad, sest et ongi selle fondi kvaliteet on keskmiselt kõrgem ja sinul
investorina on põhimõtteliselt siis pikaajalisel investeerimisel garanteeritud turu keskmine tootlus. Sest et kuigi siin on, eks ole, 500 USA suurimat ettevõtet, siis me kõik teame, et USA-s on väga palju suurkorporatsioone, mille tooteid või teenuseid kasutame ka meie siinpool ookeani igapäevaselt ja väga paljud sellised ettevõtted on ka selles nimekirjas, et kui nüüd täitsa sellised lihtsamaid näiteid tuua, et siis selles nimekirjas on näiteks Apple, Amazon, McDonald's, Microsoft, Google, et need on tegelikult kõik sellised ettevõtted, mille tooted või teenused me ka täna siin igapäevaselt kasutame. Nii et põhimõtteliselt, kui te ostate SB500 ETF-i, siis te mõnes mõttes selle ühe ostuga siis investeerite kõikidesse nendesse 500 suurimasse ettevõttesse korraga ja sealhulgas on siis ka need eelpool mainitud ettevõtted. Ja kolmas indeks on siis Nasdaq 100, mida nimetatakse siis ka tehnoloogia indeksiks ja see siis koosneb 100 suurimast mitte finantsettevõttest, et seal peamiselt on küll tehnoloogiaettevõtted, aga seal on ka väga palju selliseid suuri meditsiini- või tervishoiuettevõtteid. Ja nagu ma siin ennist ütlesin, et selle kodumaise turu ja USA börsi võrdlemine on üsna kohatu, sellepärast sest need mahud on ikkagi niivõrd erinevad ja see on ka nüüd peamine põhjus tegelikult, miks USA börs on nii suur, nagu ta on, sest et ta meelitab ligi ikkagi investoreid, investeerimisfonde, pensionifonde, kauplemisfirmasid üle terve maailma. Ja see peamine põhjus sellel ongi see, et ta on ääretult likviidne. Et kui võib-olla kellelgi juba on kogemus Balti börsilt ja siis ta ka kindlasti teab, et Balti börsil kindlasti ei ole selle likviidsusega väga kiita, sest ta on õhuke, ehk siis seal ei ole väga palju rahvast, seal ei ole väga palju müüjaid ja kui me räägime nagu fondi tasandil, et kui me näiteks räägime USA pensionifondidest, kus see hallatavate varade maht on miljardeid dollareid, siis nendel fondidel on väga raske investeerida sellisel börsil, kus käivet ei ole. Ehk siis USA turg pakub selles osas neile suurepärast võimalust investeerida, sest et ta üldiselt on ikkagi ääretult likviidne. Ja siin ongi, eks ole, toodud selline näide, et Baltikumi päevakäive on circa 1 miljon eurot, eks seal on ka paremaid või halvemaid päevi, aga nüsel siis 170 miljardit dollarit, nii et see vahe on ikkagi kolossaalne. Ja miks ta võib-olla USA börs meelitab siis ligi ka väga palju kauplemisfirmasid või mingeid riskifonde või väiksemaid kauplemisfirmasid, siis ta on ääretult efektiivne igasuguste uudiskildude suhtes ja eks seda efektiivsust või seda kiirust on siis mõnes mõttes kiidetud ja kirutud, sest et see turg on muutunud oluliselt kiiremaks siis, kui ütleme umbes 10 aastat tagasi äkki ilmusid välja nagu siis sellised uued nähtused nagu high frequency siis trading machines, et nagu põhimõtteliselt sellised kauplemismasinad, mis siis väga kiirelt tegutsevad ja oluliselt kiiremalt kui inimkäsi, et ta ühest küljest muutiski nagu börsi oluliselt likviidsemaks, aga teisest küljest põhjustas ka päris palju pahandusi, sellepärast et ongi masin on masin ja kui tal seal midagi errorisse jookseb, et siis siin on olnud tegelikult paar sellist turu crash'i tänu sellele,
et üks kauplemismasin lihtsalt jah, läks nagu lolliks ja hakkas nagu järjest näiteks müügiordereid panema ja siis see kuidagi selline lumepalli efekt tekib sellest, nii et siin on jah, ajaloos paar sellist, nimetatakse flash crash'iks siis börsil, et on paar sellist juhust olnud. Aga noh, üldiselt nad ikkagi on väga populaarsed ja mingi aeg tekitasid nagu debatti, et kas siis inimestel üldse ongi börsil enam midagi teha, aga see hirm ikkagi osutus natuke endatlikuks, et on küll, aga lihtsalt USA börsil eriti tuleb siis arvestada, et seal väga suure protsendi käibest ikkagi moodustabki automaatne nagu kauplemine, nii et seda loogikat tuleb seal taga arvestada, et kui on mingisugune väga suur liikumine, siis need liikumised võivad olla öelda siis nagu üle võimendatud, ehk siis mingi väga lühikese aja jooksul toimub väga kiire liikumine üles või alla ja siis võib-olla teadmatusest võib seal nii-öelda natuke rongi alla jääda. Nii et selles osas tasub nagu seda arvesse võtta, et mis seal taustal nagu toimub. Aga lisaks siis sellele, et miks USA börs ikkagi on väga populaarne ja miks väga paljud sinna oma õnne otsima lähevad, ongi see, et seal on ka lisaks siis sellele, et seal on väga palju erinevaid aktsiaid noteeritud, on seal ka igasuguseid võimalusi, et näiteks lühikeseks müük, mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et te panustate aktsia langusele, siis on seal väga suur hulk erinevaid finantsinstrumente, nagu erinevad derivatiivid ehk siis võimendusega finantsinstrumendid nagu futuurid, optsioonid, siis needsamad, eks ole, ETF-id ehk siis turul kaubeldavad fondid ja siis ka valuuta ehk siis Forexi paarid. Ja kui me nüüd siit eestimaalase vaatevinklis seda USA turgu vaatame, siis eestlastel on tegelikult üsna lihtne sinna turule siseneda, kui me võib-olla isegi toome võrdluseks naaberturud, et meil on hästi vaja, eks kui me börsil tegutseme, meil on kindlasti vaja infot. Meil on vaja infot ettevõtete kohta, mis seal kauplevad ja kuna inglise keele oskus on eestlaste hulgas ikkagi väga heal tasemel, siis terve internet on tegelikult täis erinevat infot USA börsil kaubeldavate ettevõtete kohta. Et kui me näiteks võtame kas või, ma ei tea, naaberriigi Rootsi, et siis seal on ikkagi kõik info rootsi keeles, nii et see eeldakski ikkagi mingit keele tundmist või siis mingite abivahendite tundmist, et ma ei tea, kui hästi Google tõlge rootsi keelt eesti keelde tõlgib, ilmselt inglise keelde tõlgib päris hästi. Nii et võib-olla see ei ole enam ka tänapäeval nii suur takistus, aga jah, et see ingliskeelne info on ikkagi meile väga kergesti kättesaadav. Ja teiseks sobib USA börs tegelikult väga hästi ka ajalises mõttes, sellepärast, et kuna meil on ajavahe Ameerikaga, siis USA börs on siis avatud peamiselt õhtusel ajal, et kui me ei ole nii-öelda täiskohaga siis investorid, et me teemegi seda nii-öelda hobi korras, et siis ta ei sega meil päeva jooksul muid tegemisi ja me võime rahulikult õhtul sellega tegeleda. Aga rääkides siis sellest samast kauplemisajast, et siin on nüüd ka USA börsil väikesed eripärad, mida teistel börsidel ei ole. Ja USA börsil on siis selline tore nähtus nagu eelturg ja järelturg. Ja kui ametlik börsi lahtioleku aeg on siis meie järgi alates poole viiest õhtul kuni 11-ni välja, siis eelturg algab juba hommikul kell 11. Mis siis tähendab seda, et tegelikult alates 11 hommikul saab juba saata USA börsile ordereid. Ja järelkauplemine kestab siis kuni öösel kella 3-ni. Nii et tegelikkuses see börs ööpäeva jooksul ongi suletud ainult mõned tunnid.
et ta ongi valdavas osas on ta avatud, aga jah, see ametlik kauplemisaeg on 16:30 kuni 23:00. Mõnel päevad nädalas, mõned päevad aastas on turg ka suletud. Väga palju siin Eesti pühadega tegelikult ei kattu, et ongi vist ainult 3 päeva, kus kattub Eesti pühadega, on uus aasta, suur reede ja siis meie mõistes siis jõulu teine püha, aga ülejäänud pühad siis, kui USA börs suletud on siis seotud Ameerika enda kohalike pühadega. Aga jah, et kui USA börsil tegutseda, et siis kindlasti tuleb enda jaoks nagu selgeks teha, et millal börsid suletud on, see on juba sellepärast oluline, et tavaliselt USA-s on nagu see süsteem selles mõttes teine, et kõik need teised pühad on liikuvad pühad. Nii et kui nad satuvad näiteks kuskile nädalavahetusse, siis nad kas siis eelnev või järgnev päev on pigem siis suletud või siis inimestel vaba päev. Aga näiteks iseseisvuspäev, aga see Martin Luther Kingi päev ja presidentide päev, need on alati esmaspäeval, et inimestel oleks siis pikk nädalavahetus. Ja miks siis oluline on teada seda, et on mingisugune pühadeelne või pika nädalavahetuse eelne päev, siis alati käive ka väiksem. Et siis on turud ka alati uimasemad, käive on oluliselt väiksem turul ja kui võib-olla mind siin kuulab ka keegi, kes võib-olla tunneb huvi kauplemise vastu, ehk siis nii-öelda day trading või päevakauplemise vastu, et siis treideritel või kauplejatel on see alati hästi oluline teada, et kui käive on väiksem ja turg on nagu selline loium, et siis ei pruugi ka sellist likviidsust piisavalt olla. Aga räägime siis veel nendest põnevatest nähtustest nagu eel- ja järelturg, et mis see nende eripära on. Eelkõige siis see, et ta on siis ka oluliselt vaiksem, ehk siis see käive võrreldes põhilahtiolegu ajaga on oluliselt väiksem. Teiseks, mitte kõik aktsiad ei kauple eel- ja järelturul, et suuremad tuntumad alati, aga mitte kõik. Ja need müügi-ostuhinna vahemikud võivad olla väga suured, mis tõttu ei saa kasutada USA järele ka eelturul turuhinnaga orderit, et seal saab kasutada ainult limiithinnaga orderit. Just sel põhjusel, et hinnavahemikud võivad olla hästi suured, mõnikord lausa 10, 20, 30%. Miks veel on need olulised, et kui me praegu sellest USA börsist siin räägime, siis tegelikult, eks ole, USA-s on samal ajal käimas ka tulemuste hooaeg. Ehk siis praegu on siis aeg, kus ettevõtted teatavad oma 4. kvartali tulemustest. Ja miks see oluline on see, et kõik need tulemused teatatakse alati turuvälisel ajal, ehk siis mitte kunagi turu ajal. Ja kui muidu võib-olla ongi järelturg võivad olla sellised vaiksed, siis tulemuste hooajal on seal alati rohkem toimumas ja rohkem sündmusi. Ja kui me räägime seal väikestest käivetest, et siis jah, et kui ettevõte teatab oma tulemused, siis võivad need käived olla ka eelturul päris muljetavaldavad. Nii et sellega tuleks ka ennast alati kurssi viia, kui te USA turule lähete toimetama, et siis need kalendrid, tulemuste kalendrid on tegelikult paljudest populaarsetest finantsportaalidest kättesaadavad, et millal ja mis ajal siis kas eel- või järelturul ettevõtted oma tulemused teatavad ja siis võib see volatiilsus olla väga suur, nii et sellega tuleks ka alati arvestada. Ja miks võib-olla, ütleme, see eel- ja järelturg, mille poolest siis võib-olla ka sellest põhiturust erineb, siis seal ei osale mitte kunagi suured fondid. Suured fondid teevad oma tehinguid ikkagi alati ametlikul kauplemisajal ja seda puhtalt siis seetõttu, et nende jaoks need käibed ei ole ikkagi eel- ja järelturul piisavad.
ja nad kunagi ei lähe sinna turuvälisele ajale midagi seal torkima. Nii et selline suurem käive ikkagi tuleb taha ametlikul kauplemise ajal. Nii et see eelis, ütleme meie vaatenurgast jälle vaadates, siis USA börsil ongi see, et kui on eelturg juba avatud, siis see tähendab seda, et meil on tulnud juba, eks ole, meile teada siin juba uudised Aasiast, Euroopast, meil on siin nagu päine päev, eks ole, et meil on nagu väga palju uudiseid käes juba, mis toimub. Aga USA alles magab. Nii et meil on nagu mõnes mõttes selline hetk, kus me saame siis võib-olla rohkem süveneda, rohkem midagi analüüsida ja vastavalt siis sellele ka oma otsuseid teha. Ja arvestada siis tuleb alati sellega, et tihtipeale võivad just selle väikse käibe tõttu olla eelturul kas või tulemuste peale või siis mingi makrouudise peale või siis mingi väga ettevõtte spetsiifilise uudise tõttu üle võimendatud liikumised. Et ongi, et selle väikse käibe tõttu kas siis aktsia ostetakse liiga palju üles või ta müüakse liiga palju ära. Nii et see on üks selline muster tegelikult, mis võib eel- või järelturul selle tõttu tekkida. Ja sellest tulenevalt ongi siis eel- ja järelturu oht võib-olla kõige suurem ongi see, et need liikumised võivad olla väga kaootiliselt. Nagu ma ennist ütlesin, siis USA börsil kauplevad ka turukaubeldavat fondid, et me rääkisime natuke, eks ole, sellest SP500-st, aga tegelikult neid ETF on USA börsil sadu ja sadu. Aga nüüd konks on siin sees meie jaoks, kes me oleme Euroopa Liidu kodanikud. Et alates siis 2018. aastast tuli siis seadus, kus siis Euroopa liikmesriigi jaeinvestoril ei ole võimalik enam kaubelda USA ETF-dega. Ja seal on väga selline mõnes mõttes proosaline põhjus, et seal siis selle seaduse läbi nõutakse, et USA ETF-il oleks investori teabeleht. Aga USA ETF-del peamiselt seda investori teabelehte ei ole. Ja nad ise põhjendavad seda sellega, et nende tooted ongi mõeldud rohkem institutsionaalsetele investoritele ja need ei olegi mõeldud jaeinvestoritele ja nad ei tunne ka mingit vajadust, et nad peaks selle investori teabelehe sinna looma ja seetõttu ongi enamus neid ETF-e ilma selle teabeleheta ja seetõttu on nad jaeinvestorile see kauplemine ka sisuliselt keelatud. Et on siis võimalik kaubelda ainult asjatundlikul investoril, aga need asjatundliku investori nõuded on päris karmid. Et seal on 3 tingimust, millest siis 2 peab olema täidetud ja seal juba põrkutakse siis selle esimese vastu, kus nõutakse, et portfelli maht siis selle investoril peaks olema minimaalselt 500 000 eurot. Nii et seda väga paljud ikkagi täita ei suuda, aga mis siis on alternatiiv? Et alternatiiv on Euroopa börsidel kauplevad ETF-id. Et nende suuremate indeksitele on üldiselt analoog Euroopa börsil olemas. Ja kui võib-olla algusaastatel oli natukene see likviidsus mureks, siis täna enam niivõrd mitte, nii et suurematel indeksitel on kindlasti see vaste Euroopa börsil olemas, seal mingisuguseid piiranguid kauplemisel ei ole, nii et selles osas ei tasu olla kurb, et kui keegi mõtles praegu, et tahaks ka USA SP500 fondi investeerida, siis te tegelikult võite seda teha läbi Euroopa börsi, seal on see täitsa olemas. Ma võin öelda sümboli ka, SXR8 all kaupleb see, nii et täitsa võimalik. Aga kahjuks see valik USA börsil siis just, mis puudutab ETF-e, et see on ikkagi endiselt parem kui Euroopas. Aga olukord on ikkagi paranenud viimastel aastatel, nii et ma loodan, et see jätkab paranemist ja see valik ka siis selle võrra kasvab ka Euroopas. Siis teine selline ETF-ide
alamklass, mis siis USA börsil on, et USA börsil on väga palju erinevaid võimendusega ETF-e, et need on nagu puhtalt sellised sünteetilised fondid, ehk siis seal ei ole mitte mingisugust vara taga ja nad on võimendusega ja tihtipeale ei saada nende ETF-ide toimemehhanismidest päris lõpuni täpselt aru. Ja sellepärast jah, nad võib-olla päris sellise algaja USA börsil toimetaja käes ei ole võib-olla kõige paremad instrumendid, aga tänaseks see ongi natukene selline juba võõras mure, sest et kuna need on ka ETF-id, siis neid ei saa ka kaubelda, aga nii palju kui mina tean, siis ega Euroopas väga palju neid võimendusega ETF-e on, mõned on, aga mitte väga palju, aga USA-s on neid võimendusega ETF-e igasse suunda, iga asja kohta, nii et seal on jah, selles osas neid päris palju. Siis üks selline nähtus veel USA börsiga kaasas käib, on selline turg nagu OTC turg või siis nimetatakse ka pink sheets, ehk siis over the counter turg, et kus siis kauplevad sellised ettevõtted, mida nimetatakse ka penniaktsiateks või siis põhimõtteliselt sellised ettevõtted, mis on siis põhibörsilt välja visatud, sest näiteks Nasdaqil on selline reegel, et kui aktsia hind on rohkem kui 1 aasta kaupleb alla $1, siis ta visatakse sealt põhiturult välja. Ja siis ta hakkabki kauplema seal OTC turul. See OTC turg on, või mis see erinevus nagu põhituruga ongi peamiselt see, et seal on oluliselt väiksemad järelevalvenõuded. Ja sellepärast ei ole ta tegelikult selline hea ja turvaline koht investori jaoks, kuigi väga paljudele see meeldib, sellepärast et seal on, nagu ma ütlesin, penniaktsiad, mis siis tähendab seda, et need aktsiad võivad kaubelda seal, ma ei tea, hinnaga näiteks 0,001 ja siis tundub hästi tore nagu neid miljonite kaupa nagu kokku osta, sest see ruum nagu nullini on väga väike, aga samas kasvuruum on väga suur, aga samas see on selline väga petlik strateegia, sest et nad on seal OTC turul põhjusega. Ehk siis nad on ikkagi sellised kas pankrotis või pankroti äärel olevad ettevõtted ja kuna see järelevalve on seal oluliselt nõrgem, siis ega sealt väga palju infot ka kätte ei saa, et seal võidakse suvaliselt ettevõtte lihtsalt ongi nimekirjast ära kustutada või ma ei tea, pooleks aastaks ära haltida või siis kauplemine peatada ja ega sa ei saagi väga selle kohta infot, et siis lihtsalt nii ongi. Nii et ta on olemas, aga ma ei soovita sinna seiklema minna. Siis me rääkisime siin ka natukene, puudutasin sellist mõistet nagu day trading ehk siis päevakauplemine. Päevakauplemine on täitsa selline omaette tegevus ja seda tehaksegi siis peamiselt just nimelt USA börsil, nagu eelnevalt mainisin, just sellel likviidsus põhjusel ja on olemas siis väga palju ettevõtteid, meeskondi, fonde, kus tegeletaksegi puhtalt ainult siis päevakauplemisega. Ja kauplemist siis eristab peamiselt investeerimisest ajahorisondi pikkus, et nagu nimigi ütleb, päevakauplemine tähendab seda, et üleöö positsioone ei jäeta, et kõik positsioonid pannakse ööseks kinni, aga investeerimine teatavasti ikkagi eeldab sellist pikka ajavaadet, ehk siis ma ütleks, et miinimum seal ikkagi 5-10 aastat. Ja kauplemisstiile on ka väga erinevaid ja ütleme, miks ma seda siis USA börsi kontekstis räägingi, et kuna see aktsiate ja instrumentide rohkus on seal nii suur, et siis igaüks nii-öelda leiabki seal oma. Kui nüüd kellelgi tekkis mõte, et USA turg tundub põnev, mida ta mitte ainult ei tundu, vaid ta ongi põnev juba siis jah, eelkõige seetõttu, et see valik on seal väga lai,
see sektorite valik on seal väga lai, et öeldakse, et kui sa tahad sellise koduturult välja minna, ehk siis koduturg on nagu kitsaks jäänud, et tahaks minna välisturule investeerima, et siis leia endale oma eelis, sest et seal tulebki arvestada eelkõige sellega, milline rahvamass sellel börsil koos on ja et te olete nagu vastamisi ikkagi väga helgete peadega ja siis tuleks alati nagu teha selline korralik ettevalmistustöö sinna börsile minekuks. Aga üks selline hea soovitus, mida ikka öeldakse, et ennem kui välisbörsile lähed, siis leia endale eelis siis näiteks mingi sektori näol. Et kui sa oled mingisuguse sektoriga väga tuttav, et kas sa oled siis oma töö või elukutse või siis hobiga, kuidagi mingi tegevusalaga, ütleme keskmisest rohkem tuttav, et näiteks kes on võib-olla, ma ei tea, programmeerija, on rohkem IT poolega tuttav, kes töötab näiteks, ma ei tea, hotelliketis kuskil, siis ta on väga tuttav sellega, mismoodi hotellid opereerivad, kes töötab, ma ei tea, autorendis, teab seda, kuidas autorent töötab ja ma ei tea, keegi on äkki meditsiinis tegutseb, teab väga palju ravimite kohta, siis iga selle sektori kohta on USA-s väga palju ettevõtteid kauplemas ja see annab juba tegelikult eelise. Kui sa tead natukene rohkem, mis nagu kaardinate taga toimub, sellepärast et siis näiteks investeerimisel on juba abiks see, et nagu ma ütlesin ennem, USA-s võivad need reageeringud olla, ütleme eriti just, kui ettevõte teatab oma tulemused, siis hästi palju oleneb sellest turu ootusest, mismoodi aktsia hind reageerib. Ja minu käest on nagu alati väga tihti küsitud seda, et nagu tulid ju head tulemused ja midagi nagu ei ole häda, aga ometi aktsia hind müüdi seal võib-olla isegi 10-20% miinusesse. Seda ma ütlen ka, et USA börsil ei ole üldse, kuidas ma ütlen, ei ole mingisugune erandjuhus, et näiteks tulemuste peale müüakse aktsia kas siis, ma ei tea, 30 või lausa 40% üles või alla. Et see ei ole küll ka reegel, aga see ei ole kindlasti ka mingi imelugu. Ja siis investoril, ütleme, kui selline asi on juhtunud, kui sa oled sellises sektoris investorina, mida sa nagu tunned paremini, annab see sulle võimaluse siis analüüsida seda ettevõtte neid tulemusi või siis mingisugust konkreetset uudiste kildu oluliselt ratsionaalsemalt vaatevinklist, sellepärast et emotsioone on lühiajaliselt eriti USA börsil väga palju. Rohkem, kui see võib-olla tundub reaalne alguses. Ja ongi, et need tihtipeale need esimesed turureaktsioonid paneme sinna patta veel kõik need kauplemismasinadeks, et need võivad olla tihtipeale väga suured ülereageeringud. Ja see, ütleme, selline sektorit paremini tundva inimesena annab investorile väga palju eeliseid hinnata kiiremalt, kui turg seda, kas see nüüd oli õigustatud liikumine või ei olnud. Nii et see tegelikult annab suure eelise. Ja kui nüüd mõelda, et kui ma nüüd tahaks ikkagi nagu USA börsile uurima minna, et siis mõelda ka enda jaoks välja nagu see, et kellena ma sinna minna tahan. Kas ma tahan sinna minna pikaajalise investorina? Või ma tahaks hoopis ikkagi proovida kätt nagu kauplemisega või siis ütleme selliste lühemate positsioonide hoidmisega või siis lausa mingisuguste muude instrumentidega, näiteks optsioonidega. Et siis vastavalt sellele tasub siis oma eeltööd teha ka selle platvormi valimisel, et näiteks läbi LHV Panga on mitu varianti, kuidas siis USA börsil toimetada, et üks variant on internetipank, kus põhimõtteliselt saab siis USA börsilt aktsiaid osta oma väärtpaberikontole ja saab ka äpis saata ordereid.
Ehk siis, kui ma olen selline pikaajaline investor, ma võib-olla teen kvartalis mingisuguseid tehinguid, et siis mul ei ole otsest vajadust, et mul oleks väga mingi otse tee börsile, et ma saaks mingeid väga palju kellasid ja vilesid igal poole graafikutele külge riputada. Et siis investeerimiskontost või siis väärtpaberite kontost täiesti piisab. Aga LHV-l on siis olemas ka selline eraldi platvorm nagu Trader, et Trader ongi siis nagu öeldud kauplemisplatvorm, kus on siis oluliselt rohkem valikuid finantsinstrumentide osas ja sealt siis saad olla nagu ise otse turul, ehk siis sul ei ole mingisugust vahemaaklerit vahel ja seal saab siis ka teistel turgudel nii-öelda toimetada, et ka Aasia turud, nii et põhimõtteliselt võib seal 24 tundi nagu toimetada, et ega selles osas börsid nagu ei maga, et kusagil on alati börs lahti. Aga siis see broker on ka, et aga broker on siis mõeldud pigem nagu neile, keda võib-olla huvitavad valuutadega kauplemine. Mul on siin, kui tähelepanelikum kuulaja-vaataja näeb, et mul on siin päevakaupleja reegel pandud. See on nüüd natukene aegunud info, mis on mul siit minu viga välja võtmata jäänud, sest et pikka aega oli USA-s selline reegel nagu päevakaupleja reegel ja siis olid mingisugusest kontomahust alates sai nagu piiramatult kaubelda, aga see reegel kadus nüüd paar aastat tagasi ära, nii et seda te võite täiesti ignoreerida, ehk siis mingisuguseid tehingute või kauplemispiiranguid ei ole kusagil, ei siis internetipangas, ei ega seal Traderis, nii et võib kaubelda nii palju, kui isu on, et mingit piiri pole. Siis teine variant, kui ütleme, tahaks natukene aktiivsemalt hakata toimetama USA börsiga, et siis ongi, nagu ma ikkagi veel tahaks eraldi rõhutada, et kes võib-olla on ainult Tallinna börsil olnud, et siis dünaamika on USA börsil ikkagi oluliselt kiirem ja sellega tasuks nagu arvestada, aga võib-olla siis ennem on mõttekas võib-olla teha natuke nii-öelda kuiva trenni, et üks variant on siis proovida näiteks mingit demokontot, näiteks internetipangas saab teha paberkonto, saab mingisuguseid oma strateegiaid testida ilma, et võib-olla päris raha kohe alla panna. Ja siis meil on iga aasta ka selline tore sündmus nagu börsiäimäng, mis siis toimub nii-öelda USA börsi aktsiatega ja seal on ka hea võimalus siis ennast proovile panna ja teistega oma oskusi võrrelda ja võib-olla mingisuguseid strateegiaid enda jaoks nii-öelda siis turvaliselt läbi katsetada ennem kui oma rahaga USA börsi vallutama minna. Ja siis üks alati väga populaarne küsimus, kust ma ikkagi saan seda head infot siis selle USA börsi kohta või USA börsil toimuva kohta. Et tänapäeval ilmselt see murekoht on pigem see, et mitte see, et mul ei ole infot, vaid murekoht on pigem see, et mul on liiga palju infot. Ja selle info läbi töötlemine on juba täitsa selline täiskohaga töö, sest et kui te panete Google'i otsingusse kas või, ma ei tea, US stock market või US stocks, siis teil tuleb seal miljon vastet, nii et tegelikult on seda infot liiga palju ja siis neid terasid sõkaldest eristada ongi väga raske ja keeruline. Ja mina ütleks nagu seda, et kui ikkagi on plaan USA börsil niimoodi ikkagi tõsisemalt toimetama hakata, siis tasub investeerida vähemalt ühte tasulisse uudisteportaali. Ja ma olen siin nüüd mõned välja toonud, need esimesed 3, need on tasulised portaalid. Ja nad keskenduvad peamiselt siis USA börsile ja nad siis filtreerivad siis välja sellised olulisemad sündmused, kas siis mikro- või makrotasandil, ehk siis kas siis mingid olulised makrouudised või siis ettevõttepõhised uudised, aga
seal on nagu vähemalt see eelis, et seal ei tule nagu mingit sodi kaasa ja nad on adekvaatsed, ehk siis seal ei ole nagu väga mingisugust valeinfot ja need paketid on seal loomulikult erinevad, et noh, ongi võib-olla see kõige lihtsam pakett maksab, ma ei tea, võib-olla mingi $30 kuus, aga jah, et ma ütleks, et see on seda väärt, et selline puhas kanal endale siis info jaoks luua. Aga noh, loomulikult on olemas erinevad maailmakuulsad finantsväljaanded, näiteks siis Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters, ja sinna juurde on muidugi hästi palju tekkinud ka erinevaid mingisuguseid selliseid finantsportaale, et Yahoo Finance, Google Finance on, siis investing.com on, et kõiki neid tasub ka, et kuidas ongi, et selline subjektiivne, et mis kellelegi nagu paremini sobib. Aga ma kindlasti ütleme, Twitteri puhul on võib-olla ka see selline hea asi, et Twitteris armastavad ikkagi sõna võtta väga paljud analüütikud, fondijuhid, kauplejad, et seal on nagu võimalik siis oma maitse järgi võib-olla panna kokku selline iseenda uudisteportaal, et see on ka üks selline variant, aga see lihtsalt selle ülesehitamine, eks ole, võtab natukene aega, siis sa nagu pead enda jaoks välja filtreerima, et keda sa nagu üldse kuulata või jälgida tahad. Aga võib-olla kõige lihtsam on alustada meie enda LHV finantsportaalist, kus me ikkagi loome väga palju sisu ka välismaiste ja sealhulgas siis ka USA ettevõtete kohta, seal on ka eraldi foorum, kus on siis kõik puhtas eesti keeles, nii et miks mitte hoopis, eks ole, alustada sealt. Ja loomulikult on väga palju podcaste ja ma muidugi ei saa mainimata jätta LHV enda podcasti Turutegijad, mis on siis nädalane podcast ja siis me iga kord siis annamegi siis sellise lühikese ülevaate sellest, mis nädala jooksul on börsidel ja majanduses toimunud. Ehk siis kui keegi tunneb, et ta ei tahagi hommikust õhtuni, eks ole, kuskil ma tea, mingisugustes uudisväljaannetes kaevuda ja vaadata ja uurida, et mis seal nüüd siis juhtunud on, siis läbi Turutegijate podcasti saate selle lühikese ülevaate kerge vaevaga kätte, et kord nädalas me eetris oleme, nii et otsige meid podcasti keskkondadest üles. Ja meile saab ka alati, eks ole, oma kolleegi Kristo Aabiga me seda teeme ja meile saab ka alati küsimusi küsida, meilt saab küsimusi küsida ja kirjutada, nii et kui midagi peaks eraldi spetsiaalselt huvitama. Ja me olemegi hakanud vaikselt lõppu jõudma oma tänase seminariga, et võtaks siis kokku, et miks USA turg, miks peaks üldse keegi kaaluma USA turule minekut, et ma esimese selle põhjusena ikkagi tookski välja selle, et see valikute võimalus on seal niivõrd suur ja niivõrd lai, et ja see võib alguses tunduda natukene ehmatav, et ongi seda infot on palju ja neid ettevõtteid on palju, aga ongi tasapisi nagu harutama hakata, et ei ole võib-olla mõtet nii suurelt peale lennata kohe, aga ongi, et on hästi põnev, seal on väga palju erinevaid sektoreid ja ma usun, et igaüks leiab sellise enda siis niisuguse mängumaa, et mis teda huvitab ja siis ongi, et need liikumised võivad seal olla, eks ole, väga suured, kuna nende ettevõtete mahud on juba võrreldes siin Eesti ettevõtetega hoopis teisest maailmast ja sellest tulenevalt siis võivad ka investori kasumid olla oluliselt suuremad. Siis teiseks väga, eks ole, likviidne, et on loomulikult ka USA börsil ettevõtteid, kus on väga madal käive, aga ütleme, valdav osa ettevõtteid ikkagi on ikkagi väga suurte käibemahtudega ja väga likviidsed.
ja kuhu siis veel minna, kui sa tahad investorina siis osa saada nii-öelda sellisest maailma innovatiivsemate ja mastaapsemate ettevõtete edust, et noh, teatavasti ikkagi sellised kuidas ma ütlen, sellised suurtrendide loojad on meil ikkagi siiamaani tulnud valdavas osas Ameerikast, et kui me siin hakkame mõtlema, mis siin maailma muutnud on ja maailma suurimateks ettevõteteks saanud, noh, Apple ja noh, näiteks Facebook oma sotsiaalmeediaga ja Google, eks ole, ilma milleta me ei kujuta oma elu üldse täna ettegi, et need on ikkagi jah, kõik need ideed on saanud alguse USA-st, nii et maailm on ju pidevas muutumises, eriti tehnoloogiasektor on pidevas muutumises ja kogu aeg tuleb meile uusi asju, uusi trende ja kes siis ei tahaks neist osa saada, nii et USA on siis kindlasti see koht, kus neid otsida. Ja kindlasti ma ei alahindaks ka seda kellaaja teemat, et see on nagu ütleme sellisele väikeinvestorile sobiv aeg, millal siis selle teemaga tutvuda. Aga minu jutud on tänaseks räägitud. Mina väga tänan teid kuulamast ja ma loodan, et kes siin nüüd baaskursuse raames kuulasid, et said targemaks, panid kõik eripärad kõrva taha ja oskavad sellele ka testis vastata, mis meil tuleb siis peale baaskursuse lõppu. Aga minu poolt siis edu USA turu vallutamisel ja jälle nägemiseni. Aitäh!